3 minutit lisaaega. Jaa. Suur tänu. Enne kui lähen eelnõu juurde, pean mõned sõnad ütlema seonduvalt sellega, mida me ministri esituses kuulda saime. Suurem osa tema ettekandest, julgen öelda, et circa pool või isegi rohkem moodustus sellistest paatoslikest ja loosunglikult primitiivsetest hüüdlausetest seonduvalt demokraatia ideaali olulisusega, aga paraku oli tegu sellise tühja pooside võtmisega, illusioonide loomisega ja seda ei ole raske tõestada. Minister ütles, et EKRE-le ei meeldi jutt demokraatiast, sellepärast, et meie osutasime veidikene protesti selle vastu, et ärge lehvitage neid tühje loosungeid, vaid rääkige eelnõust endast. Ei, asi ei ole sellest, et EKRE-le ei meeldi rääkida demokraatia ideaalist, vaid asi on sellest, et pole mõtet poosetada, tühje poose võtta. Kuidas saab väga lihtsalt tõendada, et Eesti 200 tegelikult absoluutselt ei hooli demokraatia ideaalist? Väga lihtsalt. Paneme näiteks lauale küsimuse sellest, kas taastada Eesti Vabariigis rahvaalgatuse õigus, mis oli nähtud ette 1920. aasta ja 33. aasta põhiseadusega. Kuidas hääletaks Eesti 200? Vastu. EKRE hääletaks poolt. Paneme lauale korraldada ükski kord 20 aasta jooksul referendum, et Riigikogu otsustaks, et mõnes olulises küsimuses võiks Eesti rahvas saada ise otsustada, selle asemel, et kõik otsustatakse tema eest. Kuidas hääletaks Eesti 200? Vastu. Seevastu EKRE üritas valitsuses olles referendumit korraldada abielule põhiseadusliku kaitse andmiseks. Paneme lauale ettepaneku seadustada rahva õigus valida endale ise presidenti. Kas Eesti 200 toetaks seda? Ei toetaks. Rahvas ei pea saama endale ise presidenti valida nende arvates. Paneme lauale ettepaneku kaotada ära totaalselt ebausaldusväärne e-hääletussüsteem ja võtta kasutusele usaldusväärne hääletussüsteem. Kas Eesti 200 toetaks seda? Ei, ta hääletaks sellele vastu. Paneme lauale ettepaneku piirata seda Euroopa Liidu üha kasvavat mõju meie poliitika üle. Seda olukorda koomale tõmmata, kus enamik seaduseid tulevadki Euroopa Liidust. Kas Eesti 200 toetaks seda? Ei toetaks. Paneme lauale välismõjude tõrjumise seaduse, nagu näiteks on Ungaris tehtud ja Gruusias tehtud, et ei saaks väljast poolt sekkuda Eesti poliitikatesse, mitte ainult Venemaa poolt, vaid ka lääne poolt. Kas toetatakse seda? Loomulikult ei toetataks ja nii edasi. Nii et pole mõtet siin tühja juttu rääkida ja poose võtta. Reaalselt ise ei võta demokraatia ideaali tõsiselt. Kui võtaksite, siis te ju ei nõustuks ka jätkama valitsusolekut oma 2% toetusega. Rahvas ei toeta teid. Rahvalt ei ole teile praegusel hetkel mingit mandaati. Need 14 kohtade parlamendist olete sisuliselt pettusega saanud Johanna-Maria Lehtme abil. Nii et kui te võtaksite demokraatiat tõsiselt, siis te astuksite tagasi valitsusest ja ütleksite, et meil ei ole rahva toetust, me ei saa rahva üle sellises olukorras valitseda. See on mingit pidi nagu poliitiline vägistamine. Rahvas ütleb, me ei taha teid, me ei taha, et te teostate meie üle võimu, aga me ütleme, meid ei huvita. Meil on teie käest nõusolek valimistel saadud. Kuigi seegi on küsitav. Nüüd eelnõust rääkides, esimene asi, mis torkab kohe silma, põhiseaduslikkuse analüüs puudub. Minister Pakosta on ise korduvalt käinud siit samast puldist ja rääkinud, kui oluline see on, et valitsuse eelnõudes sisalduks põhiseaduslikkuse analüüs, on lubanud hoolitseda selle eest, et see analüüs seal sisalduks, aga nüüd tuleb järjekordselt eelnõuga, kus põhiseaduslikkuse analüüsi ei ole, kusjuures ise tunnistab, et eelnõu on mitmes olulises küsimuses, põhiküsimustes poolik ja ütleb Riigikogule, et aga tehke korda, mõelge ise välja, kuidas siis paremad lahendused oleksid. No niimoodi põhimõtteliselt asjad ei peaks käima, sellepärast et valitsus ei ole see, kes annab Riigikogule ülesanded, et Riigikogu annab valitsusele ülesandeid. Peab ütlema, et kõik valitsuskoalitsiooni vähegi olulised algatused on valesuunalised. Ja ma ei liialda. Ma ei tea mitte ühtegi valitsuskoalitsiooni algatust, mille kohta võiks öelda, ja küll nad on meie poliitilised oponendid, aga siin peab ütlema, et see on nüüd ikkagi põhimõtteliselt õige asi. Kui me oleme rahvastikukriisis, siis mida teeb valitsus? Rakendab järjepanu perekonnavaenulikke initsiatiive, kärbib paljulapseliste perede toetusi, kehtestab uusi makse sellisel viisil, mis karistavad eriliselt paljulapselisi perekondi, nagu automaks seda teeb. Ühesõnaga, süvendatakse probleemi, mitte ei parandata. Kui me oleme majanduskriisis, siis majanduse elavdamiseks mitte ei langetata makse, vaid tõstetakse makse, mis süvendab seda probleemi. Kui me oleme julgeolekukriisis, siis selle asemel, et loobuda kõikvõimalikest omapoolsetest provokatsioonidest, mis teravdavad julgeolekuolukorda, algatatakse muudkui uusi provokatsioone, milleks on näiteks Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ja Pühtitsa kloostri tagakiusamine. Ja sama asi on selle ERJK-ga.
tegemist on värdmoodustisega, mis tuleks likvideerida õigusriigi põhimõttest lähtudes. Sellepärast me andsime täna hommikul sisse eelnõu, mille kohaselt need ülesanded, mida ERJK teostab, antakse üle Riigikontrollile, mis on professionaalne organisatsioon, kus töötavad inimesed, kes on saanud vastava ettevalmistuse selle töö tegemiseks ja mis ei moodustu poliitiliste parteide esindajatest, nagu ERJK seda suuremas osas moodustub, olles ka juhitud sotside esindaja poolt. Mida teeb valitsuskoalitsioon selle asemel, et anda need ülesanded üle Riigikontrollile, nagu oleks õige teha? Nemad tahavad laiendada Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni volitusi. Laiendada. Ja 3 põhilist probleemi, mis meile eelnõust vastu vaatavad, kiiresti nimetatult on esiteks see, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon saaks õiguse nõuda dokumente kolmandatelt isikutelt, kus juures ei ole määratletud, millisest subjektide ringist jutt käib. Ei ole määratletud. Seaduses ei ole mitte mingit selgitust, millistelt kolmandatelt isikutelt kuidagipidi oleks kvalifitseeritud. Et mitte kõigilt kolmandatelt isikutelt, vaid nendele tunnustele vastavatelt. Ei, mitte mingid tunnused antud ei ole. Ja teiseks, piiramata dokumentide ring. Ei ole ka nimetatud, milliseid dokumente võib siis nõuda. Ehk piiramata subjektide ring ja piiramata dokumentide ring. Ehk sisuliselt võiks normi kirjutada väga lihtsaks. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonil on õigus nõuda ükskõik milliseid dokumente ükskõik kellelt, kui seda arvatakse vajalikuks. See ongi selle asja sisu, mis minu meelest on täiesti põhjendamatu ja lubamatu ja sellisena ka põhiseadusega vastuolus. Sest Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon võib hakata esitama ükskõik kellele mingisugused nõudmised. Esitage meile need dokumendid, andke meile selgitusi, ilmuge meile vaibale selgitusi andma, kui ei ilmu, karistame teid sunnirahaga kuni 15 000 euroteks. Mis siin toimub? Mis organ see selline on, millele nii ulatuslikud volitused antakse? See ei ole isegi õiguskaitseorgan, eks, mis seda teeb, ega põhiseaduslik institutsioon. Ja sellise asjaga mitte kuidagi nõustuda ei saa. Teine põhiline probleem, keelatud annetuste kandmine riigi tuludesse. Ehk kui Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon on hinnanud, et mingisugune annetus, mingisugune asi kvalifitseerub annetusena erakonnale või kandidaadile ja see on keelatud annetus nende hinnangul, siis saab sundida kandma selle sama raha riigi tuludesse. Mul saab aeg otsa, ma ei saa pikalt rääkida, ma saaksin teile tuua näite, kuidas totaalselt meelevaldselt kiusatakse taga praegusel ajal näiteks SAPTK-d, öeldes, et SAPTK poolt valimiste eelsel ajal läbi viidud kampaania oli annetus minule ja Markus Järvile. Olgugi, et SAPTK kampaania materjale ei saadetud laiali selles ringkonnas, kus me kandideerime, neis ei nimetatud, et me üldse kandideerime, ei kutsutud hääletama mitte kellegi poolt. Ometi tõlgendati seda kampaaniat annetusena minule ja Markus Järvile. Ja nüüd selle ette pandud lahenduse kohaselt, siis mina ja Markus Järvi mõlemad peaksime 5500 eurot kandma riigi tuludesse, kuna me oleme väidetavalt saanud keelatud annetuse. Vaat siit me näeme, milliseid kuritarvitusi see organisatsioon endale lubab ja minu hinnangul peaks Oviiri enda suhtes algatama menetluse, et selgitama välja, milles tema vastutus seisneb. Ja 3. põhiprobleem seondub selle sidusorganisatsiooni mõistega, nagu ma küsimus esitades kasutasin, praegusel kujul eelnõus sisalduv regulatsioon on sisuliselt mõttetu, sest ütleb, et sidusorganisatsioon on siis üksnes see organisatsioon, mille kohta erakond ise deklareerib, et tegu on siduse organisatsiooniga. Loomulikult ükski erakond seda tegema ei hakka, nii et sellel ei ole mõtet. Kõiki neid puudusid silmas pidades me teeme omalt poolt ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ja kutsume kõiki seda toetama. Aitäh!